on aeg läbi viia üks makroanalüütikute vestlusring, mida korraldab Eesti Pangaliit. Mina olen Huko Aaspõllu Rahvusringhäälingust. Minuga koos on Tõnu Palm Luminorist. Tere! Tervist! Siis Kristo Aav LHV-st. Tere! Tervist! Mihkel Nestor SEB-st. Tervist! Ja Tõnu Mertsõna Swedbankist. Tere! Millest meil on täna plaanis rääkida, et räägime siis maailma majanduse trendidest ja võib-olla ka tulevikust, kuidas koroona meid on mõjutanud ja kõigest muust seonduvast, aga samuti ka Eestis toimuvast, Eesti majandusarengust. Kindlasti ei saa me üle ümber majanduskasvust, inflatsioonist, energiahindade tõusust ja muust sellistest, aga võib-olla alustaks kiirelt paari küsimusega, kus võiks 3 lausega vastata mõnele asjale. Ja ma ei tea, alustame näiteks teise pensionisamba väljamaksetest. Näiteks Mihkel Nestor, et mis on teise samba väljamaksete juures praegu positiivset? Mida sa meid aitab? No positiivne on see, et eks ta kiirendab ikka majanduskasvu, et läheb juba hästi, aga läheb siis äkki veel paremini. Ja see, ütleme, ka leibkondade nagu finantsseisu poole pealt kindlasti tervitatav on ju, et on võimalik teha suuremaid kulutusi, mille jaoks muidu peaks pikaajaliselt säästma ja võimalus ka laenusid tagasi maksta. Et ma arvan, seda on kõik pangad kogenud, et tarbimislaenusid on päris palju tagasi makstud, mis, kui need tarbimislaenud on kõrgema intressimääraga, ma arvan, et on ka nagu finantsiliselt mõistlik samm. Ja Tõnu Mertsina, on ka midagi negatiivset? No mina ütleksin sisuliselt samu asju, mida Mihkel ütles, et need on ka nagu negatiivsed, sellepärast, et see pensionireform praegu juhtus nagu valel ajal, ta võimendab majanduskasvu praegu veelgi. Teisest küljest ta tekitab sellise, ütleme, kus öelda, nagu moraaliriski, kus inimestel praegu avaneb võimalus oma võib-olla varasemaid finantskäitumises tehtud, ütleme siis, ka siis vigu või eksimusi sellise ühekordse suure rahaga parandada. Ja muidugi, kui nüüd vaatame seda, mis võib toimuma hakata, ütleme, sellel ajal, kui inimesed 20-30 aasta pärast pensionile lähevad, et seda me veel väga täpselt ei tea, aga ka sellele võib see muidugi sellele jätab see oma jälje, aga pigem ütleksin, et praegu neid niisuguse ohte majanduskasvu ülevõimendamiseks on ikkagi rohkem neid negatiivseid külgi. Lisaks pensionireformile oleme viimasel ajal näinud ka üsna kiiret kinnisvarahindade tõusu ja seda just Tallinnas. Ja küll pigem uusarenduste hulgas, kuid ka tegelikult olemasoleva kinnisvara hind on kasvanud. Mida sellest head on? Kristo Aav? No see kinnisvara hinnatõus jagab inimesed selgelt nagu kahte leegi, et ühed on sellest suured võitjad ja teised kaotajad. Väga üldiselt öeldes siis eks kõik kinnisvara omanikud või varade omanikud võidavad igasugusest hinnatõusust ja need inimesed siis, kellel on plaan seda kinnisvara soetama hakata, kes on oma koduotsingutel praegu, nemad ei võida. Aga jah, et kuna see kinnisvara hind on nii järsult kasvanud praegu siis ja selgelt kasvab kiiremini, kui on selline tarbijahindade kasv ehk inflatsioon, et siis nende inimeste vara omanikel on ka selline reaalne vara väärtus nagu selgelt suureneb. Ja kindlasti positiivne on see ka, ütleme siis, kinnisvara arendajatele, kes on saanud praegu nagu turult selge sõnumi, et nõudlust jagub, pakkumist on vähe, ehk et kõik projektid, mis on paberil oma aega oodanud, siis neil on justkui praegu roheline tuli antud. Tõnu Palm, aga on midagi halba ka või? Kommenteerides jah seda laiemat pilti, siis tegelikult küsimus on selles, et tulevikus on lihtsalt vähem sääste pensionipõlveks ja
nagu on näidanud ka siis finantsturud. Meil on sellel aastal olnud kahekorralised väärtuse kasvud aktsiaturgudele, mis kohati ületavad ka kinnisvaraturu hindade kasvu. Nii et küsimus ongi see, et osa elanikkonnast võivad vähem mõelda tuleviku peale ja see tähendab ka siis populismi kasvu poliitikas, mis tähendab, et kui pensionid on tulevikus vähem, siis on lihtne võtta laenu ja tõsta pensioneid populistlikel siis ütleme erakondadel. Nii et need on nagu sellised probleemide nihutamine tulevikku. Teine asi on see, et nagu mainitud, Tõnu mainis juba, et majandustükkel niigi oli tugev, tuli see juurde, mis tähendab, et ka selle pensionifondi vahendid võimendavad sellel aastal majanduskasvu ja kuna nõudlust on rohkem kui pakkumist, siis tähendab ta ka, et hinnakasv võimendub. Aga kinnisvara hinnad, et mis on selle tõusus halba? Kinnisvara hindade kasv koos kiirem kui palgakasv tähendab seda, et kinnisvara saavad soetada siis kõrgema palgalised kodanikud, aga eesmärk laiemalt ühiskonnas on see, et see kinnisvara osalusmäär oleks võimalikult kõrge ja ühiskond oleks sidus ja sellepärast, mis me oleme näinud siin järelturu korterite hinnad on kasvanud kiiremini sellest teise pensionisamba mõjudest. Ja see on nagu halb, et kui tehakse otsuseid nagu kiires korras, eks ju, et siis turg on nagu müüjaturg ja küsitaksegi tavapärasest kõrgemat hinda, et see ei ole nagu mõistlik. Aga loomulikult ma olen selle poolt, et investeeringud kinnisvarasse teha, aga teha seda nagu läbimõeldult ja mõistlikult. Et täna lihtsalt see võimendatakse hinnakasvu üle. Aga lisaks investeeringutele kinnisvarasse on viimasel ajal meedia täis lugusid sellest, kuidas inimesed investeerivad finantsturgude, kuidas nad ostavad erinevaid aktsiaid, väärtpabereid. Kuidas? See Nestor saatis mingi lingi pankade analüütik. Sellest, ma ei tea, majandusolukorrast, turgudest, kinnisvarast. Okei. Igal juhul, et inimesed on asunud investeerima ka omal käel päris kõvasti erinevatesse finantsvaradesse. Ja seda on meedias aina rohkem näha. Et Tõnu Märtsina, mis selles on head? No see, et inimesed on hakanud rohkem investeerima, et seda me näeme tõesti juba mõnda aega ja iseenesest on see hea, sellepärast et see paneb inimesi rohkem vastutama oma finantsolukorra eest, paneb neid mõtlema selle peale, kuidas nende finantsseis võiks tulevikus välja näha ja muidugi eks selline finantsturgudel osalemine ongi selline õppimine ju, et see võib-olla see vilumus ei tekigi kõikidel kohe, osad oskavad seda paremini, osad halvemini ja mida rohkem inimesi finantsturgudel osaleb, seda parem. Ja läbi selle ma mõtlengi, et nad hakkavad nad ajas paremini oskama oma rahasid paremini kasutama ja muidugi, kui me nüüd vaatame siia Eesti turu poole, et ütleme näiteks Tallinna, ütleme siin Balti börsi või Tallinna aktsiaid, Eesti aktsiaid, siis see tähendab ka seda, et rohkem raha liigub ka tasapisi Eesti ettevõtetesse. Muidugi see summa muidugi on suhteliselt väike veel, aga mida rohkem inimesi osaleb, seda rohkem, et kui me nüüd võrdleme tõesti Eestit Soomega, siis Eesti väik- või erainvestorite osakaal rahvaarvu suhtes on ikkagi veel näiteks Soome omaga või rääkimata siin Rootsi, Suurbritannia või mõned Lääne-Euroopa riigid ikkagi veel väike. Et see arv võiks suureneda. Aga Kristo Aak, kas sellel on ka mingeid teatavaid riske või probleeme? Ja kõigepealt ma olen muidugi absoluutselt nõus, et see selline suur investeerimise trend või finantsvabaduse poole püüdlemise trend, et see on ainult tervitatav.
aga mõtleme, et me oleme praegu sellises olukorras, kus meil on ikkagi viimased 10 aastat on olnud nii-öelda üks suur pulliturg ainult, kus aktsiahinnad on, varade hinnad on ainult üles läinud. Ja tegelikult isegi kui mõtleme mullu kevadisele koroonashokile, mis tõi siis kaasa nagu globaalses sellises kogutoodangus tõi kaasa ajalooliselt suurima languse, siis tegelikult aktsiaturgude jaoks oli see nagu üks suur ehmatus ainult. Ja sellises kontekstis on väga paljud investorid ei olegi nagu sellist langusmomenti nagu turgudel eriti veel kohanud. Ja kui nüüd siia juurde lisame, et meil on tulnud väga populaarseks saanud ka sellised, ütleme siis uuemad varaklassid, mõtleme näiteks eelkõige krüptovarade peale, et kus selline volatiilsus või see vara väärtuse kõikumine on väga suur, et siis on selline suur oht lihtsalt, et inimesed praegu võib-olla sellise suure hurraa pealt sisenevad turule, hakkavad investeerima, võib-olla väga täpselt läbi mõtlemata, mida nad teevad, milliste säästude arvelt nad seda teevad, kas nad suudavad lubada ka seda, et nad nendest säästudest mingil määral ilma jäävad, sest ükski investeering ju ei ole garanteeritud. Ja et seal tuleb see oht, et nii-öelda see tegevus peab olema ikkagi nagu väga hästi ja täpselt läbi mõeldud, et see ei saa tugineda ainult mingisugusele sellisele mõttekäigule, et näed sõber või keegi suur influencer siin kahekordistas mõne kuuga oma varad ja ma nüüd teen samamoodi, et kui sellist teed pidi minna, et siis ei erine nagu väga palju kasiinoskäigust. Nii, aga räägiks korraga veel eelarvest kiirete küsimuste voorus, et eelarve praegu valmib järgmiseks aastaks ja selle kohta veel täit selgust ei ole, aga kindel on see, et ta tuleb tegelikult ikkagi defitsiidis ja üsna asjalikus defitsiidis tasakaalust eelarvet lähiaastatel näha ikkagi ei ole. Aga mis on selle defitsiidis Eesti eelarve plussid, Tõnu Palm? Suures plaanis tõsi ta on, et siin majandus on küll kiiresti startinud, kuid teisest kvartalist me alles hakkasime nägema sellist ühtlasemat majandusharude lõikes lisandväärtuse taastumist, et olgu mainitud, et näiteks majutus ja hotellindus, et ta on ikkagi kriisieelsest tasemest siin 41% maas. Ja samuti töötlev tööstuse ligi 4,8% kriisieelsest. Nii et selles faasis, kus ka muud Euroopa riigid on, et minnakse defitsiidis eelarvetega ja majanduse kiirem kasv võimaldab siis tegelikult tulude poole pealt liikuda tasakaalusema eelarve positsiooni suhtes. Et loomulikult peab jälgima seda, et kuhu need investeeringud lähevad, et kui nad lähevad nendesse valdkondades, kus nüüd on nagu suhteliselt kuum kasvulava, ehitus ja nii edasi, et siis on mõistlik nagu neid projekte lihtsalt ajatada. Et ülioluline on see, et mõelda ka selle peale, et kõrgem, kiirem hinnakasv, et seda ka kompenseerida sellele elanikkonnagrupile, kes saab nüüd rohkem pihta kõrgematest energiahindadest. Nii et see valik on väga oluline ja see võiks tulla nagu siis ka ikkagi kohalike omavalitsuste kaudu. Nii et detailid on tähtsamad kui see üldpilt, et kui vaadata ka reitinguagentuure, nad on tõstnud Eesti reitinguid, S&P ja Fitch ja reitingu negatiivne stsenaarium käivitub siis, kui me läheme tõesti väga kerget eelarve defitsiidi teed võrreldes teiste riikidega. Et Eesti pilt on ikkagi see, et meil -5% eelarve defitsiiti, see on ikkagi Euroopa mõistes oli mõõdukam möödunud aastal. Majandus on paremas seisus ja nüüd see eelarve defitsiit tegelikult nominaalne hakkab vähenema. Et suures pildis ma ei näe nagu siin väga probleemi, et nende negatiivsete intressidega, et kui me toetame nagu seda just neid sektorid, mis on rohkem pihta saanud ja ühtlasi mõtleme selle peale, et kus me teeme tarku investeeringuid,
et need oleksid tootlikud ja aitaksid meil just rohepööret ellu viia. Mihkel Nestor, kas on midagi probleemset ka praegu defitsiitses eelarves? No nagu siin eelpool juba mainitud, et see tänane nagu temperatuur majanduses on päris kõrge ja kui me eelarve laseme veel rohkem defitsiiti, et paratamatult see seda temperatuuri veelgi tõstab. Ja mis minu jaoks on ehk kõige suurem probleem on see, et mida me selle defitsiidi arvelt katame, et need on tegelikult jooksvad kulutused, et midagi sellist, et mingisugune riiklik ümberjagamine, mida me tegelikult võiksime finantseerida siis läbi maksude, aga investeeringute poole pealt, selliseid nagu toredaid lugusid on vähem võtta, et ma olen selle mõttes nõus, et tänased nagu rahaturgudel on sellised, et kui meil on riigil nagu varrukast võtta selliseid tootlikke investeerimisprojekte, mis meid siin 10-20 aasta pärast rikkamaks riigiks teeksid, et siis on ehk õige aeg neil nagu siis käiku anda. Aga täna tõesti, et me lapime pigem sellist jooksvat puudujääki nende laenude arvelt ja siin ees ootab tegelikult ikkagi ühel hetkel see maksudebatt, mis täna nagu pidevalt kuhugi sinna teki alla lükatakse. Nii, aga liiguks nüüd edasi maailma teemade võib-olla pisut ja pool aastat tagasi, kui viimati toimus Pangaliidu korraldatud makroanalüütikute arutelu, tegelikult ei julgenud tõenäoliselt vist keegi prognoosida, et selle aasta maailma majanduskasv ikkagi nii hea tuleb või nii positiivne tuleb. Et kas on teid üllatunud? Märtsina näiteks? Et me väga ei ole üllatanud. Et võib-olla on üllatanud see nüüd ütleme sellise teise kvartali või ka aasta alguses toimunud just nii tugev kasv, aga nüüd see, et see kriis jääb või tervishoiukriis jääb ikkagi ütleme majanduse languse, kui rääkida SKP langusest, lühemaks ja nõrgemaks, ütleme lühemaks, kui ta oli seal 2008-2009. Et see nii väga ei üllatanud, sellepärast, et me ju nägime, mis oli selle kriisi põhjus. Aga samas ega meil ei maksaks ka ära unustada, et ega see kriis ei ole veel ju läbi ja selle kriisi mõjud ei ole ju veel läbi, et siin ühest küljest on küll kvartalisse kasvud olnud tugevad, aga teisest küljest on ikkagi selle väga tugevate kasvude taga ka baasefekt, mis tuleb siis seal teise kvartali väga tugevast langusest ja teisest küljest muidugi, kui me vaatame nüüd ka seda, kui palju on keskpangad ja ka valitsused selle kriisi leevendamiseks või kriisi ohjeldamiseks raha majandusse toonud, siis nii suure rahaga muidugi ka kriisist väljumine peaks olema kiirem, kui ütleme siin meil oli 11 või 12 aastat tagasi. Tõnu Palm tahtis sõna. Jah, lisaks sellele, et mis on fundamentaalselt muutunud, ongi see, et juurde on tulnud ka siis lisaks keskpankade fiskaalpoliitika sammudele ka siis vaktsineerimine ja vaktsineerimise tasemed on lubanud siis majandust taas avada, mistõttu siin Euroopas me näeme, et juulikuus oli selline kõige kõrgem majanduskindlustunde tase üldse ja kui me vaatame siis globaalmajandust, siis need suurtes plokkides siis Aasia täna ikkagi Aasias majandused pidurduvad rohkem ja me näeme seda, et kogu maailma pildis teenuste sektori kasv on mõõdukam kui töötlevas tööstuses. Töötlevat tööstust on suudetud hoida rohkem töös, aga kuna Aasias on vähem vaktsineeritud, siis tegelikult see teenuste pool ei ole tagasi taastunud. Nii et teenuste sektori kasv nüüd septembris tõenäoliselt tuleb veelgi mõõdukam. Nii et suur pilt kokkuvõttes me ootasimegi seda, et see ei tule 2009 kriis, kus 4 aastat läheb vaja taastumist ja sellepärast me ka tegelikult sekkusime, ütlesime, et on vaja palgatoetusi, on vaja seda fiskaalset samme ja mis oluline ka see, et nüüd ettevaates,
et me suunaksime neid investeeringuid ka nüüd struktuurse muutustesse, mis on siis rohepööre ja digitaliseerimine. Et selles suhtes Eesti näitas juba möödunud aasta mais, et esimesena näiteks jaemüük ületas kriisilisest taset, et me olime esimeste riikide seas. Et olen Tõnuga nõus, et me ootasime sellist majanduse poole pealt taastumist, aga kus see taastumine läheb aeglasemalt, on tööturg. Ja seal me oleme kaugel kriisilisest tasemest. Nii, Tõnu Mertsina tahtsid lisada midagi? Tahtsin lisada Aasia kohta, et kui praegu me räägime maailmamajandusest, siis kuna Aasias teatavasti asuvad väga olulised või sealt saavad alguse väga olulised tarneahelad ja samas on Aasias praegu ka kõrgemad või paljudes riikides kõrgemad nakatumisnäitajad ja see tarneahelatega seotud probleemid, kus päris paljud tootmissisendid, ma ei räägi siin kaugeltki mitte ainult pooljuhtidest, et nende tarned hilinevad või neid osasid tootmissisendeid ei ole piisavalt, et paljud ettevõtted ju näevad seda, kuidas ühel ajal tellitud tootmissisendite kohta öeldakse üsna varsti, et sellise hinnaga ei ole võimalik seda lepingut nagu rahuldada, see tõstab hindasid, et see ühest küljest pidurdab majanduse taastumist, eriti just töötlevas tööstuses ja teisest küljest see hoiab hinnasurved ikkagi väga tugevad, ehk siis et mõju hinnakasvule on väga tugev. Kristo Aab, kuidas teie seda olukorda näete, kas inflatsioonist, kui me sellest juba juttu tegime, kas see on seotud ainult nende tarneahelate, probleemidega tarneahelates või inflatsioon ka muudel põhjustel nüüd kiireneda? Esmalt tuleb teha selgeks, et mis inflatsioonist me räägime. Et kui me räägime tarbija hinna inflatsioonist, siis see on tänaseks veel, ma julgen öelda, et peamiselt ikkagi energiahindadega seotud, kus on nagu omad probleemid, et ühelt poolt nagu energia tootmise probleemid, taastuvenergia tootmises võimsused on vähenenud ilmastikuoludest tulenevalt, on mingisugused hooldustööd ja teisest küljest siis see rohepööre on seda CO2 kvoodi hinda tõstnud, mistõttu siis on igasugune selline saastavam tootmine oluliselt kallimaks läinud ja see energia hinnatõus on see, mis meil neid tarbijahindasid siis peamiselt siin üles viib. Nüüd teisest küljest, kui me mõtleme mingisuguse näiteks ehitusmaterjalide hinnatõusu peale, mõtleme puidutoorme hinnatõusu peale, metallitoormete hinnatõus, et seal on ikkagi ütleme väga palju sellised ühest küljest nagu tarneprobleemid, teisest küljest ka see, et lihtsalt kuna see majanduse avanemine toimus kõikjal suhteliselt üheaegselt, siis selline hetkeline nõudlus, mis peale tuli, oli tohutu suur ja seda ei suudetud täita, millest siis ka see järsk hinnatõus, et tegelikult oleme ju nii mõnegi kaubagrupi, näiteks puiduhindade puhul näinud, et need hinnad on selgelt juba langema hakanud, et see asi kas ta nüüd hakkab juba vanasse rööpasse tagasi saama, aga liigub nagu selgemalt tasakaalu poole. Tõnu Palm tahtsid lisada midagi? Jah, et näide näiteks ka Aasiast, et võtame Vietnami, et Vietnami majandus täna võiks nagu vaadates globaalset majandust. Vietnam on, ütleme, sellises allahanke ahelate keskuses, kus tegelikult käib selline aktiivne kiire töö, eks ju, tänasel ajal, kus globaalne tööstus on saanud suuri tellimusi, siis seal tegelikult alandatakse majanduskasvu prognoose ja just see, mida Tõnu nagu ka mainis, et siis deltaviiruse tõrked on lisandunud lisaks materjalide ja tooraine nappustele ja osades Aasia riikides me näeme täna just, kus majanduskasvu prognoose tõmmatakse juba alla. Ehk tarned ei jõua piisavalt kiiresti ka Euroopasse, nad on kallima hinnaga ja mis ma kuulen ka ettevõtjatelt, et kohati see kvaliteet ei ole see, mis ta on.
ja kui sa hakkad nagu kvaliteedi üle diskuteerima, siis öeldakse, et noh, sa oled järjekorras, liigud kuhugi mujale. Nii et see näitab, et nõudlus on olemas, aga pakkumine ei ole järgi jõudnud ja me näeme siis tootjahindades, et tootjahinnad on nüüd Euroopas siin kasvanud ja hakatakse edasi kandma nüüd siis tarbijatele. Kuskil pool inflatsioonist tuleb energiahindadest euroalas ja Eestis. Nii et peame arvestama sellega, et inflatsioon täna on ikkagi paraku kõrge ja kergelt kasvutrendil. Mihkel Nestor. Ja, et vahepeal tahtsin nagu ka repliigina lisada, et mida ka Krista mainis, et tegelikult ju mingite kaubagruppide puhul me näeme juba, et sellist hinnasurve langemist ja noh, mis puudutab ka seda võib-olla tajutavat erinevust nende inflatsioonide vahel, et tõesti, et sageli ka klientidega suheldes, et hästi raske on nagu rääkida ettevõtjaga, et võib-olla kes tunnetab oma sellist sisendhindade survet, et kuskil 20% hinnatõusu ja siis öelda, et tegelikult et järgmisel aastal on oodata inflatsiooni raugemist, et see on nagu väga erinevalt siin nagu ettevõtete vahel käitunud ka see, et kuidas kellegi sisenditega lugu on. Ja Eestis näiteks selline suur ehitusmaterjalide hinnatõus, et kui jällegi vaadata, et valdavalt on tegemist selliste kohaliku või regiooni päritolu kaubaga ja ehitusmahud nüüd nagu kolmekordistunud selle aja jooksul ei ole, et eks ühel hetkel võib-olla ka see paanika vaibub selle üle, et hinnad kasvavad, et ei varuta enam oma ladusid nagu pilgeni täis ja eks või vähemalt kui ladu on ka pilgeni täis, et siis kui enam sinna kaupa juurde ei mahu, et kaob ka see hinnasurve. Palm. Jah, et näide näiteks, et metallihinnad, et terasihinnad näiteks on allapoole tulnud, siis puiduhindade surve ja ega see elektrihind selles suhtes, et vaadates ettevaates, et tõsi püsib kõrge, aga järgmise aasta keskpaigast ma arvan, me läheme siis mõõdukamat hinnakasvu, nii et toimub jah selline kerge ülevõimendus ja ma arvan ka maagaas põhimõtteliselt hakkab liikuma, kui see Nord Stream 2 saab allkirjad alla ja nii et selles suhtes tõsi on, tuleb raske selline inflatsioonisurve, aga ma arvan, et väga palju on seal ka neid ajutisi tegurid. Märtsina. Ehitusmaterjalide kohta ma lisaksin seda, et kui me vaatame USA-s suure eraldatud rahasid taristu projektidele ligikaudu triljon. Euroopa Liidus väga suured rahad, kus on samuti muude kulutuste hulgas plaanis investeerida, teha ehitusinvesteeringuid. Suurbritannias on plaanis tegema hakata väga suuri taristuinvesteeringuid ja kui siia juurde paneme veel kliimaeesmärkide poole liikumine, mis mõjutab ka hoonete soojustamist näiteks. Et võib-olla see hoonete soojustamine ei ole kõige parem näide, aga nõudlus ehitusmaterjalide järele siin keskpikas või pikas vaates püsib väga tugev. Et ühest küljest küll jah, Hiina mõju väheneb ja võib-olla me ei näe ka nii tugevat nõudlust ehitusmaterjalide või sisendite järgi, nii nagu oli see 2000-ndate alguses. Aga siin lähiaastatel see nõudlus on väga tugev, mis ühest küljest hoiab ka hinnakasvu üleval, võib hoida üleval. Kristo Aab, kas teie hinnangul võiks ka energiahindad kasv peatuda ja need võib-olla allapoole tulla nüüd lähiajal? Jaa, kindlasti. Ma usun, et nagu ma mainisin, et see tegelikult see kasv on ju tingitud sellest, et meil ei ole praegu sellist võib-olla viimasel ajal juba tavapäraseks muutunud taastuvenergia tootmisvõimekust taga Skandinaavia maades. Ja tuleneb see siis seal madalast veetasemest ja nii-öelda ka väiksest või sellisest suhteliselt tagasihoidlikust tuulest, et ei ole suudetud siis neid hüdro- ja tuulegeneraatoreid tööle saada täisvõimsusel.
et selles mõttes, kui need võimsused nagu tööle saavad, siis see saastavam nii-öelda energiatootmise viis muutub jällegi, ütleme, mitte niivõrd tasuvaks, eks ole, kuna kvoodihinnad on kõrged ja tõenäoliselt ainult tõusevad. Ja see kindlasti alandab hinnasurvet. Mihkel Nestor, Tõnu Palm ütles siin, et Aasias on mitmed riigid oma majandusprognoosi allapoole hakanud korrigeerima ja me nüüd näeme paras jagu enam-vähem reaalajas tohutu suure Hiina ehituskonglomeraadi Evergrandi põhimõtteliselt hävingut. Kas sellel võiks ka maailma majandusele mingisugune laiem mõju olla? No, eks mis täna nagu näha on, et võib-olla nende viimaste sündmuste valguses, et börsid on allapoole liikunud, aga eks see oli ka mõneti nagu oodatav, et kui me vaatame seda nagu meeletut hinnarallit, mis on toimunud siin viimaste kuude vältel, siis lõpuks ju mingisugune sündmus pidi tulema, et mis siis natuke seda optimismi jahutab. Aga iseasi, et ka sellel on mingisugust maailmamajandust muutvat mõju. Mis puudutab nagu enda majandusprognooside allapoole korrigeerimist, et eks siin nagu võivad, ma arvan, kõik riigid korraks nagu sinna nagu otsa vaadata just selle poole pealt, et täpselt, et meil täna nagu kuigi hoolimata sellest, et nõudlus on nagu meeletu, et lihtsalt see pakkumispool ei pruugi niivõrd kiiresti järele tulla. Et samamoodi, et tuua selle nagu kuidagi Eesti konteksti, et näiteks see suur pensioniraha liikumine tarbimisse, et mõni näiteks tahtis oma pensioni eest osta siis endale uut aiamööblit, aga näed, et aiamööbli toomine Hiinast on muudunud ebarentaabliks, et äkki saagi seda mööblit seekord kätte ja näed, grammikene nagu siis majandusse lisandväärtust läbi kaubandusvõrgu tulemata. Et see on nagu väga põnev vaatamine praegu, et jah, et kui kiiresti siis see pakkumine suudab selle suure nõudlusega kohaneda ja kui ei suuda, eks see paraku siis natukene tõesti seda kasvu piirab. Kui me vaatame Euroopas olukorda, siis 8 riiki, Euroopa Liidu riiki saatsid äsja ühispöördumise, kus nad ütlevad, et riigid võiksid liikuda rangema eelarvedistsipliini poole. Et selle tõttu just, et kriisi ajal on nüüd defitsiit riigieelarvetes oluliselt kasvanud. Kas see on midagi sellist, mis võiks ka juhtuda? Kas riigid võiksid oma eelarvedistsipliini, ütleme, suurendada? Tõnu Mertsina. Kui vaadata kas siis Euroopa Liitu või euroala tervikuna, siis on nii euroalal kui ka Euroopa Liidus nüüd võrreldes eelmise aasta algusega võlatase tõusnud 14% punkti. Ja siin ulatub ta euroalal veidi üle 100%, ja Euroopa Liidus siis veidi alla 193%, mis on, nagu me teame, kaugelt üle selle, mida Maastrichti lepingus on nagu ette nähtud 60% või siis piisavalt kiire vähenemine 60% suunas. Samas jällegi, kui me vaatame üksikuid riike, on see pilt väga erinev. Ühel pool on Kreeka, kus on üle 200%, Itaalia 160%, teisest küljest jällegi võtame siin Eesti, kus siin viimane näitaja on, ütleme, kuskil 19%. Et siin see sõnum tegelikult käib nagu väga erineva sihtmärgi kohta, sellepärast, et muidugi, kui ühed riigid on harjunud oma majandust elavdama, oma majandust võib-olla aktiviseerima välise rahaga, kus samal ajal on ka eelarve defitsiit väga tugev, siis nende riikide kohta on see sõnum täiesti asjakohane. Et ühest küljest me võime, ütleme, paljud või need osad riigid, need olid siis, kas olid vist Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa on ju seda öelnud, et tegelikult peaks eelarve reegleid hoopis kas siis lõdvendama või lõdvemana hoidma selleks, et aidata majandustel ikkagi kindlamini sellest kriisist välja tulla ja teisest küljest veel, kui siia juurde panna kliimaeesmärkide täitmise, et siis justkui need eelarvereeglid võiksidki jääda lõdvemaks.
et siin on jah, see on selline juba ajalooline või väga vana teema, et Euroopa Liidus on riigi rahanduse või riigi rahandus väga erinev, et need riigid, kus tõesti võlg on kasvanud siin kordades juba üle selle nõutud või lubatud piiri, siis need riigid ju võiksid hakata ikkagi allapoole tooma oma võlga, sellepärast et see suurendab riske, kui peaks mingisugune probleem, näiteks ütleme intressimäärade, kui peaks võlakirjaturul midagi juhtuma. Me küll ei näe praegu intressimäärade tõusu siin kohe lähemal ajal, aga kui intressimäärad peaksid hakkama tõusma oluliselt, siis me ju nägime, mis toimus 2012, 2013 Euroopas, kui oli võlakriis. Tõnu Palm. Jah, vaadates euroala defitsiidi prognoosi ettevaates, siis kahtlemata see hea majanduskasv tähendab seda, et riikidel on võimalus siis eelarve defitsiiti vähendada ja see on lihtsalt, et see tempo on mõõdukam ja ma selles suhtes saan aru, et võib-olla olulisem selle asja juures on tegelikult vaadata, et kui me nüüd seda defitsiidi perioodi pikendame, et kas me teeme nagu olulisi investeeringuid just põletavatesse küsimustesse, mis vaatavad tulevikus vastu, et Bill Gates kirjutas raamatu, et How to Avoid the Climate Crisis, et me paiskame 51 miljardit tonni aastas kasvuhoonegaase ja täna oleme siis ilma täiendavate meetmeteta me jõuame sinna 3-kraadilise kliima soojenemiseni. Nii et visionäär oma raamatus viitab sellele, et see mõju, sotsiaalne mõju saab olema rohkem kui kõik need eelnevad siis suured maailmasõjad kokku, nende taastumine, et kuskil pool sellest investeeringutest peaks minema energiasektorisse, sest energiasektor panustab poole võrra sinna kasvuhoonegaaside heitesse. Et täna just oli Iiri peaminister oli Bloomberg televisioonis ja räägib sellest, et kuhu nad investeeringuid teevad, et kui erasektor näeb siin, et me vajame $100 triljonit investeeringuid kõrgema elatustasemega riikides kuni 2050, siis üks võimalus on see, et see eelarve defitsiidi kõrval üritada siis tõesti pidada kinni need kliimakokkulepetest ja teha koos erasektoriga kaasfinantseerida neid erinevaid projekte, et see on üks võimalus, et ma arvan, kui me teeme nagu väga mõistlikke nagu selliseid investeeringuid kliimapöördesse, siis see on täiesti õigustatud, et me selles tsüklis nagu ei liigu nii kiiresti. Et intressimäärad jäävad ikkagi päris soodsaks. Et kliimakriis on tegelikult number 1 küsimus ja me näeme ka täna nende kõrgete hindade juures, et fossiilsetest kütustest nagu rohepööret teha on äärmiselt keeruline, sellepärast et enamus asju, mida me tarbime, teenuseid või kaupa on ikkagi fossiilsete kütustega seotud. Ja mis veel on, et fossiilsete kütuste tootmine on, nad on nii odavad, nii et meil on nagu 2 vaenlast koos, et teha seda muutust, kliimamuutust. Et Bill Gates ütlebki, et this is not the option. Et ma olen täiesti päri sellega. Kristo Aab. Ja ma tahtsin lihtsalt niimoodi ääremärkuse korras lisada, et kindlasti tasub tähele panna seda, et need riigid, siis, kes selle pöördumise saatsid, et nende näol on ju tegemist tegelikult riikidega, kelle võlatase vastab sellele 60% kriteeriumile, vist ainult äkki Austria oli seal üle sellest, et enamusel neil vastab, et nendel riikidel ei ole tegelikult selle eelarve distsipliiniga nagu kunagi suurt probleemi olnud ja võlatasemega. Et sealt ei tasu nagu kindlasti otsida midagi sellist revolutsioonilist, et eks selline nii-öelda jõuvõtmine või korrale kutsumine on Euroopa Liidus kogu aeg toimunud. Mihkel Nestor, kas teile tundub, et võiks, kui rääkida riiklikest rahandustest ka, lähiajal muutuda Euroopa Keskpanga varaostukava poliitika? Kas võiks nii-öelda raha trükkimine väheneda siin lähitulevikus?
No mulle tundub, et täna on nagu keskpankadel nagu laiemalt selline oluline poolt, isegi kui nagu mingisuguseid plaane nagu sellise rahapoliitika vähem leebemaks muutmiseks veeretatakse, et siis nendega ei soovita täna nagu kindlasti kuidagi turge nagu ennatlikult ehmatada. Et paljudes riikides see taastumine on ikkagi veel väga õhkõrn, et hoolimata sellest, et nagu me siin alguses rääkisime, et kuidas majanduskasvud on võib-olla pigem üllatanud positiivselt, siis tegelikult ju ka Euroopas meil enamus riike on veel päris kaugel sellest, et oma endisaegne nagu SKP tase saavutada. Et seda ei soovita mitte kuidagi nagu väärahtada. Aga sellegi poolest nagu olukorda jälgitakse, et kuigi täna nagu analüütikute selline konsensus ütleb, et meil on järgmine aasta märksa nagu aeglasem inflatsioon ja sealt edasi veelgi aeglasem, kui me praegu ehk näeme, siis ma usun, et selliseid nagu vähemalt sahtlipõhja täna nagu nii Euroopa Keskpangas kui ka mujal selliseid plaane tehakse jah, et kuidas reageerida siis, kui inflatsioon peaks ületama nagu analüütikute ootuseid ja kui majanduskasvu taastumine peaks olema tõesti jätkuvalt jõuline. Tõnu Märtsine, kui inflatsioon peaks pikemalt olema üle 2%, kas siis Euroopa Keskpank võiks oma rahapoliitikat muuta? Ja, sellepärast, et kui nüüd räägime intressimäärade tõstmisest, siis praegu üldiselt on näha, ütleme, kui me nüüd räägime kahest erinevast inflatsioonist, üks on siis baasinflatsioon, kus me võtame välja energiahinnad ja siis ka ütleme maailmaturul tulevad toiduainete hinnad. Ja teisest küljest on siis põhiinflatsioon, siis ütleme, see baasinflatsioon püsivalt üle 2% ei paista väga niimoodi pikemas vaates olevat. Et see oleks Euroopa Keskpanga jaoks selline olulisem sõnum just intressimäärade tõstmise jaoks, et meie praegu ikkagi prognoos on see, et siin lähema paari aasta jooksul Euroopa Keskpank ei pea intressimäärasid tõstma hakkama. Aga jah, eks me vaatame, kuidas need energiahinnad siin ülejäänud majandusse edasi kanduvad. Aga kui oluline on praegu vaadata just seda baasinflatsiooni käitumist, et sellepärast, et energiahinnad mõjutavad praegu seda üldist pilti väga palju ja ainult nüüd selle pealt intressimäärasid tõstma või muutma hakata ei ole mõistlik. Tõnu Palm tahtis midagi lisada? Jah, nõus, et siin maailmas ei toimu midagi kiiresti, et esiteks kindlasti jälgitakse seda, et sellisest kiirest kasvuspordist majandus hakkavad nüüd mõõdukalt tempot maha võtma. Aasia riigid näevad siis, mis see uus viiruselaine teeb. Vaktsineerituse tase tähendab seda, et immuunsust ei saavutata ja loodame, et viirus püsib ilusti kontrolli all. Meil tuli täna uudis välja, et USA avab siis vähendab piiranguid siis reisimisele. Nii et see üldfoon on päris hea. Nüüd me peame arvestama seda, et see taastumine on ebaühtlane riikide lõikes. Kui majandus on taastunud kriisist kõrgemale, siis tavaliselt tööturg paraneb viiteaega. Meil on tööjõus osalemise määr. See tähendab, vähem kodanikke töötavad selleks, et luua seda SKT-d ja päris suur hulk kodanikke on tegelikult tööturult väljas. Kas nad on siis heitunud, ootavad paremat palgapakkumist või vajavad kvalifikatsiooni tõstmist, sellepärast, et need uued töökohad, mis digitaliseerimisest ja sellisest modernsemast majandusest tulevad, et ei ole lihtne liikuda teenuste sektorist, hotellindusest inseneeriusse või meditsiini. Et selles suhtes ka me vaatame hulka laiemalt kui lihtsalt see inflatsioon ja kui see tööturu olukord jõuab sinnamaani, et meil on reaalselt reaalpalgakasv, kus palk kasvab kiiremini kui inflatsioon, siis hakkavad prognoosid ka pikast liikuma ülespoole. Nii et nagu Tõnu ütles, siis tegelikult ka finantsturgude ja erinevate institutsioonide prognoosid on selles,
Euroopas. Ennem näeme USAs sellist rahapoliitika toetuste vähendamist, siis tuleb nihkega Euroopa, nii et ma arvan selles suhtes nagu kindel sõnum, et intressimäära keskkond on ikkagi päris soodne pikaks ajaks. Märt, sina tahtsid midagi lisada? Tahtsin tegelikult lisada selle tööturu kohta, et kuigi Euroopas ikkagi peamise selle sihina vaadatakse intressimäära, USAs ka tööturgu, siis selle tööturu tööpuudus langeb, aga kui me nüüd vaatame ikkagi erinevaid riike, siis selle tööturu taastumise üheks selliseks kiiremaks taastumise probleemiks on just see struktuurne tööpuudus. Ühelt poolt on see, et enamikes riikides on tööjõupuudus juba päris tõsiseks muutunud, aga teisest küljest on tööpuudus ikkagi veel võrreldes siin pandeemiaeelse ajaga kõrgem. Ja selle põhjuseks on see, et need inimesed, kes töötuks pandeemiaga jäid, olgu neid teenuste sektorist, eelkõige just majutusest, toitlustusest, meelelahutusest, kunstist, et nende inimeste kvalifikatsioon praegu ei vasta nendele nõudmistele, mida tööturult ettevõtted ootavad. Nii, aga liiguks natukene edasi võib-olla Eesti teemade juurde. Me oleme siin ülejäänud maailmas päris palju rääkinud, ka osaliselt Eestiga seonduvalt. Aga alustaks majanduskasvust. Eesti majandus kasvas kriisieelsele tasemele juba selle aasta alguses. Nüüd suvises majandusprognoosis ütleb Rahandusministeerium, et nominaalseks SKP kasvuks tuleb 12,5%. Sellist asja ei ole siin 10 aastat nähtud ja keegi ei osanud seda ka ette oodata. Kristo Aab, mille pärast kõigile selline majanduskasvu kiirenemine nii suure üllatusena tuli ja mis selle taga oli? Esiteks ma jäin vahepeal mõtlema selle peale, et kui mullu kevadel see kriis lahvatas, siis kõige esimesed prognoosid, mis seal äärmises segaduses tehti, siis kõik need kõige esimesed prognoosid tegelikult ju prognoosisidki sellist väga kiiret veekujulist taastumist majanduses, et mida me tegelikult nagu praegu näeme. Et jah, tõsi, Eestis on see vee nagu tagumine ots nagu selgelt ülespoole läinud ja kasv on võib-olla kiirem, kui oleks toona oodanud. Millest see tingitud on? Eks seal on taga see, et see kriis ikkagi nagu maksti kinni, et kriisist said kannatada tegelikult, võib-olla teen liiga kellelegi, aga ütleksid ikkagi üsna väike osa majandusest ja väga paljusid see ei puudutanud. Pluss siis, et Eestis on selline tegevusala nagu IT ja sidetegevusala, info ja sidetegevusala, mida see kriis praktiliselt üldse ei puudutanud, on nagu täielikult tuule tiivadesse saanud ja õitseb ja kasvatab meie majandust. Et jah, et ütleme praegusest sellest suurest majanduskasvust, mis meil sellel aastal, esimesel poolaastal on olnud, ongi ju selline viiendik on tulnud IT-st, seal viiendik on tulnud veonduse sektorist, millest suurem osa on tagasipõrge ja siis ka tootemaksud on väga suure osa sellest majanduskasvust andnud, mis siis on tegelikult lihtsalt selline riigi suures osas nagu poliitika tulemus, et seda maksude ajatamist nagu eelmisel aastal võimaldati. Et selles mõttes ei ole nagu midagi sellist, jah, see kasv oli nagu üllatav, et ta nii suur oli, aga tegelikult, et kui see nagu detailideks lahti võtta, et siis siin ei ole midagi sellist üleloomulikku taga. Nestor, kas kasv jätkub? Eks ta ikka jätkub, aga kuna me juba sellest IT-st hakkasime siin rääkima, et see on nagu väga põnev teema, et tegelikult kui vaadata nüüd seda majanduskasvu nüüd viimase 2 aasta lõikes, siis tegelikult sellest samast infoside tegevusalast on nüüd üle poole SKP kasvust lausa. Ja tegelikult ükskõik millise perioodi peale nagu tagasi minna, et tõepoolest see IT on olnud peamine kasvu kiirendaja ja nüüd küll Statistikaamet vist korrigeeris seda numbrit natukene tagasihoidlikumaks, aga vähemalt esialgsetel andmetel
tegelikult konkreetselt siis juba nagu infotehnoloogia, programmeerimine, kõik sellised IT-teenused eelmine aasta andsid Eesti kogu lisandväärtusest kuskil 6%. Et see on sama suur, kui on ehitussektor, see on sama suur kui logistikasektor. Ja samas vaadates näiteks, et sellistel traditsioonilistel tööstusharudel nagu ütleme töötlev tööstus Eestis, et hea küll, et täna see nagu majanduse tõusulaine on neid ka kergitanud, aga et pikas plaanis on seal ikkagi nagu väga suured probleemid tootlikkusega ja pigem võiks eeldada selle ala nagu tähtsuse vähenemist, et ongi huvitav näha, et mis siis nagu see Eesti majanduse tulevik siin 50 aasta pärast on, et ongi selline ülitootlik IT-sektor, kus teenitakse nagu meeletult kõrgeid palkasid ja siis teisalt selline teenindav sektor, kes neid IT-s töötavad inimesi teenendab, et kas see on selline Eesti tulevikustsenaarium, et läheb selline võib-olla aega, aga tore oleks näha ikkagi sellised ilusad kasvulugusid ka mõnes muus tegevusalas. Merts Jänne. Selle aasta tugeva majanduskasvu taga on ka parajalt matemaatikat. Et kui me paneme nüüd viimased avaldatud 4 kvartalit kokku või nende keskmine, siis kvartal kvartalisse võrdluses on meil tegemist viimase 24 aasta kõige tugevama perioodiga. Viimati me nägime sellist järjestikust perioodi 4 kvartalit nii tugeva kasvuga 1997. Isegi on see kasv praegu tugevam, kui oli siin finantskriisi eelsed buumi aastad. Nüüd teisest küljest, kui rääkida selle aasta esimese poolaasta 8,5% kasvust, siis on seal taga ikkagi väga palju baasefekti eelmise aasta madalast baasist. Ja kui nüüd see baasefekti mõju ära võtta, siis baasefekti ära võtta, ma mõtlen just seda, et eeldada, et eelmisel aastal oli siis nagu 0 kasv, siis selle aasta esimese poolaasta kasv ei ole mitte 8,5, vaid 4,3. Ja esimene kvartal siis ligikaudu 4 ja teine kvartal veidi üle 4%, mis iseenesest on Eesti kohta väga tugevad kasvud, aga me ei räägi ikkagi siin 13% kasvust teises kvartalis. Tõnu Palm. Ja, see suures pildis ikkagi selle pöörde tegi see kogu globaalmajandus ja eeskätt siis arenenud riikides USA Föderaalreserv ECB ja sinna juurde siis lisaraha, mis tuleb fiskaalpoliitikast, et stiimulid. Mis tähendab, et kõik need palgatoetused, ettevõtted toetused tähendab seda, et Euroopa majandus kasvab ülitempokalt, et sellel aastal 5%, ettevõtte müüginumbrid veelgi kiiremini, mis said veel tuge siis Aasia varasemast kiirest kasvust. Ehk siis need koroona tähendab seda, et majandus suleti, majandus avati, aga miks me nagu kõrgemal oleme see, et ka raha on juurde tulnud ja see on viinud kindlustunde rekordse tasemele. Ja need uued fiskaalpaketid tähendabki seda, et see olukord, mis varasema prognoosi puhul, kus majandus langesid, tulid uued koroonaviiruse piirangud, et nüüd on ka see vaktsiinid seal juures ja need täiesti ilusti toimivad, et täna töötatakse välja ka neid boosterid ja ühtlasi on saamas ka kinnitust, et nii mõnedki vaktsiinitooted on saanud heakskiitu ka vaktsiinidele, mis on noorematele. Nii et see kokku tähendabki seda, et see majanduse sissetulekud kukkusid vähem, riigid võtsid rohkem laenu madalate intressidega, nad suutsid seda võlga teenindada, kuna see võla teenindamine on veelgi soodsam ja siit see hüppe tuleb, et me nägime, et kevadel, et kui siin esimene kvartal oli kogu majanduse lisandväärtus kasvas 1,5, siis teine kvartal oli selge põrge, ma arvan, tipp tehti kuskil aprillikuus, aprillis-mais on Euroopa eksport teinud tipu ja sealt edasi tuleb selline normaliseerimine, nii et harude lõikes väga positiivne number tuli ka siis ekspordi poole pealt, kus varem oli kaubaeksport, nüüd on teenuste eksport seal juures ja veonduseks, et veondus on seotud kaupade veoga, nii et see kaubaeksporti varasem kasv, kuhu nüüd juurde on tulnud teenuste pool ja teenused mitte ainult IT, aga isegi reisiteenuste eksport on meil kasvul äri, muud teenused, nii et kasv on teises kvartalis laiapõhjaline. Kristo Aab, kuidas võiks Eesti ettevõtted
ettevõtetele mõjud kõrgenenud energiahinnad ja just eriti elektri hind? Eks elekter on igal pool tööstuses väga tähtis nii-öelda tootmissisend ja sisendhindasid see kindlasti mõjutab. Et nüüd küsimus on minu jaoks see, et kas ettevõtjad näevad seda hinnatõusu ajutisena ehk et püüavad selle üle elada või nad näevad seda sellise siis püsivana või pikalt kestva hinnatõusuna ja hakkavad seda hoogsalt oma toodangu siis lõpphinda üle kandma. Et mingil määral võib vaielda, et seda võib-olla natukene kantakse juba üle. Elektri hinda võib-olla on veel väga raske, nagu me räägime elektri hinna tõusust, siis me mõtleme ikka siin viimast mingisugust kuud või 2 kuud, eks. Et seda me veel statistikas ei ole nagu väga hästi näinud, et kuigi elektri hind on ju aastases võrdluses tõusnud juba pikemalt. Et suur küsimus on see, et kui ettevõtjad näevad seda kui sellist ajutist hinnakasvu, mis on põhjustatud ajutistest teguritest, suudavad selle üle elada, et siis ma usun, et see nende toodangu lõpphinda nagu väga palju ei mõjuta. Teisalt, eks jah, et ega ettevõtjad ei ole ju rumalad, et kui on võimalus hindu tõsta, siis kas tulevikus suuremat kasumit teenida, siis neid võimalusi ka kasutatakse ära. Märtsina? Üks asi on energiahindade kasv, teine asi on kõrgel püsivad energiahinnad või elektrihinnad. Et kui vaadata, panna kõrvuti Nord Pool elektri turuhind Eesti jaoks ja CO2 kvoodi hind, siis need kõverad liiguvad väga tugevas korrelatsioonis. Ja see nüüd, et CO2 hind või kvoodi hind langema hakkab, seda me ei usu. Et pigem, kui me ikkagi praegu mõtleme meie kliimaeesmärkide peale, siis CO2 hinnad pigem tõusevad veel. Ja ma arvan, et see hoiab üleval ka elektri hinna. Nüüd, kui kiiresti elektri hind kasvama hakkab, see on nagu teine asi, sellepärast, et seal on veel muud komponendid, mis seda elektri hinda mõjutab. Nüüd, kui suur mõju on elektri hinnal ettevõtetele, see on tegevus alati väga erinev. Et ütleme, kui 2 aastat tagasi, et nüüd selle aasta kohta ma ei oska öelda ja eelmine aasta oli üldse väga erandlik, siis kui me paneme kokku kütus ja energia, ütleme energiahinnad ettevõtetel, siin ei ole mitte nüüd ainult elekter, siis mitte finantsettevõtete käibest olid need 3%. Aga samas näiteks võtame ütleme paberitootmine, näiteks töötlevas tööstuses oli see osakaal 22%, töötlev tööstus keskmiselt 2,5%. Nii et tegevusalati on see pilt väga erinev. Osade tegevusalade jaoks, osade ettevõtete jaoks on kõrged elektrihinnad või ka üldse kõrged energiahinnad väga tugeva mõjuga ja osade jaoks vähem. Tööstusettevõtete jaoks on see, tööstus- ja transpordiettevõtete jaoks on väga oluline see mõju. Palm? Jah, et siin sai mainitud neid arusid, kus energiatarve on kõrge, eks, et ühtepidi jookseb ta sisse siis metallitööstusesse. Suuremad väetiste tootjad on täna tootmist koomale tõmbamas. Et need energiahinnad on Euroopas laiemalt ja see kahtlemata siis piirab osa energia sellist mahukat tootmist juba täna. Et kellel on muidugi energiahinnad nagu fikseeritud, siis see probleem nagu mõnevõrra kandub üle siis energiapakkujatele ja meil on siin märk, kus osad Suurbritannia energiatarnijad on suhteliselt probleemides, eks, et väiksemad ettevõtted, kes peavad elektri hulgiturult täna kõrgete hindadega elektrit ostma. Nii et ühtepidi arvust sõltub, aga samuti ka sellest, kuidas on riskid juhitud. Teisipidi hinnakasv, me oleme samas paadis, et ei maksa unustada ära,
et need samad probleemid puudutavad ka muud Euroopat, et vaatame siin Saksamaa järgmise aasta elektrihindasid futuuriturul, et need on kõik seal 99, 100 hinnaklassis, et see on küll mõõdukam, kui me täna neid elektrihindu näeme, aga see hind jääb kõrgeks, nii et tõenäoliselt võib-olla leevendus tuleb siis järgmisel suvisel hooajal, et selleks ajaks need asjad peavad taanduma, aga jällegi, et ma arvan, et ülioluline on see, et me ei hakkaks me vaataks asju nagu suures pildis ja me ei kasutaks ära, ütleme, poliitilistes sellistes manipulatsioonides, et me tõmbuks tagasi nüüd rohepöördest, et vastupidi, me ei maksa täna õiglast hinda selleks, et rohetehnoloogiad kasvaks, peabki olema see green premium, peabki olema kõrgem, et muuta kasumlikumaks siis roheenergiatest tootmine. Et jällegi Iiri peaminister ütles, et täna, et eesmärk selgelt on vähendada kasvuhoonegaase 51%, väga ambitsioonikas aastaks 2030. Kliimaseadus on vastu võetud ja kirjutatakse ette, mis harudes nüüd need kasvuhoonegaaside eelarved ette, et see kohanem toimuks. Et nüüd tuleb lihtsalt leida lahendus selle poolaasta jooksul, kuidas toetada neid, kes on tõesti päris hädas. Aga kliimaambitsioonid, there is no option, et peame sellega tegelema. Mihkel Nestor, me oleme näinud täiesti korralikku palgakasvu Eestis. Kas see võiks nüüd ka jätkuda? Ja, et vähemalt meie prognooside põhjal küll me räägime siin lähiaastatel umbes samasuguses suurusjärgus palgakasvust, nagu see on olnud nüüd siin teises kvartalis, et umbes 7%. Aga eks siin majandussektorite võime selle palgakasvuga kaasas käia on väga erinev. Et tegelikult mida me see viimase 10 aasta jooksul oleme näinud trendina on see, et ikkagi palgakulude osakaal SKP-s on pidevalt kasvanud ja kasumite osakaal pidevalt allapoole liikunud. Et see kriis siin korraks nüüd seda protsessi vääratas, et korraks meil see tööjõukulude kiire kasv aeglustus tänu sellele, et töötus suurenes ja palgakasv jäi pisut aeglasemaks. Siis tegelikult väga suure tõenäosusega täpselt sama trend kestab ette. Põnev on vaadata, et millised muutusi see võiks hakata ka majanduses kaasa tooma. Et seda tööjõudu Eestis on pidevalt liiga napilt ja need arvud, kes ei ole võimelised siis oma tootlikkust parandama, kus see palgakasv üle jõu käib, et eks seal hakkab tulema sellised lugusid järjest enam, et kus uksed ka kinni pannakse. Aga mis ma arvan, et on kokkuvõttes positiivne, eks, et Eesti kõige suurem maavara on see meie enda tööjõud, et neid tuleb efektiivselt kasutada ja mida rohkem palka on neile võimalik siis läbi kuskil tootlikes ettevõtetes maksta, et seda parem. Kristo Aab, kas teie ka näete, et sisendi hindade tõus, näiteks siis tööjõu hinnatõus võiks tuua kaasa mingisugust ärimudelite kokkulangemise nüüd lähiajal? Ma isegi ütleks, et see võiks tuua, et see oleks võib-olla isegi mingis mõttes soovitav, et see tooks mingisuguste selliste vähe tootlike ärimudelite kokkulangemuse või siis ärakukkumiseks. Et teisest küljest on see, et praegu on seda ka siis erinevate riigimeetmete abil ja odava laenuraha näol on seda vaba raha turul, odavat vaba raha nii palju, et kõik võimalikke ärimudeleid on võimalik sisuliselt ikkagi väga madalate intresside abil saadud laenudega üleval hoida. Tõsi, nüüd tööjõukulud, kui need lähevad ikkagi ülepööra kõrgeks, et siis ilmselt ettevõtted saavad aru, et sellel ei ole enam mõtet. Ja tegelikult me oleme seda ka näinud Eestis ju, et on siin erinevaid tootmisi koomale tõmmatud, mis enam ei ole lihtsalt mõistlik siin selliste tööjõukulude juures teha. Ja ma usun, et see on tegelikult ju hea nii ettevõtjate jaoks kui ka inimeste jaoks, et inimesed saavad liikuda suuremat lisandväärtust pakkuvatesse sektoritesse, mis möönan ei ole lihtne alati, aga see võimalus on olemas ja nendes sektorites on meil ka ju reaalselt tööjõupuudus.
ja teisalt ka ettevõtjad tõenäoliselt saavad oma tootmise üle viia kuskile, siis, kus on tööjõukulud madalamad, ehk nende jaoks siis sisendkulud madalamad. Nii, Mert, sina. Ma tahtsin seda öelda, et see, et meil on tööjõukulud praegu tõusnud, tegelikult on tõusnud juba siin viimased 9 aastat suhtes käibesse, samal ajal on siis kasumlikkus vähenenud, et siin ei ole tegemist sellega, et meil on majandus midagi jube valesti või majanduspoliitika on kuidagi jube valesti. Et see on konvergents Euroopa teiste, ütleme selliste Euroopa keskmise suunas, et kui me paneksime praegu võrdluse Euroopa keskmine või Saksamaa ja Soome ettevõtete kasumlikkus ja teistest küljest tööjõukulude osakaal näiteks SKP-s, siis me oleme liikunud nende riikide tasemete suunas. Et me olime kunagi, meie kasu, ütleme, need marginaalid, mida ettevõtted said teenida, ettevõtete kasumlikkus ehk siis kasumi osakaal käibes oli siin 20 aastat tagasi võrreldes Euroopa keskmisega või võrreldes Saksamaa, võrreldes Soomega ja võrreldes ka Rootsiga oluliselt kõrgem ja samal ajal olid meie tööjõukulud jällegi madalamad. Nii, Nestor. Jah, et võib-olla sellele Tõnule lisaks, et tegelikult, et kui nüüd jah, et olen nõus, et see konvergents on nagu toimunud sinna jõukate riikide suunas, aga kohati me oleme ka juba üle jõukate riikide taseme, et see Eesti tänane nagu palgakulude tase SKP-s on ikkagi nagu päris kõrge. Aga mida ma tegelikult tahtsin lisada on see, et üks nagu põnev protsess, mis võib natukene võib-olla seda majanduse tootlikumaks muutmise protsessi ka väärahtada, on see nii-öelda reshoring ehk siis Aasiast tööstuse tagasi tulemine. Et täna on küll see nagu väga paljuski selline rohkem juttude tasandil kui nagu praktikas, aga ma usun, et päris mitmed sellised suured Põhjamaade ettevõtted, kes on siia nagu ajalooliselt oma tootmisüksused asutanud, et nemad võivad Eestit ikkagi edasi käsitleda tegelikult oma, ütleme, koduturuna. Et kui ollakse natuke ebakindlad nende tarneahelate nagu pidavuses suurte kriiside ajal, ütleme Euroopa ja Aasia vahel, siis Eesti on ikkagi nagu piisavalt lähedal, et meid käsitletakse edasi sellise koduturuna ja võrreldes ikkagi palgataset nagu Soomes, Rootsis, Eestiga, et on mõistlik ka oluliselt kõrgemate palkade juures oma nagu äri Eestis edasi ajada. Nii, aga me oleme tegelikult täitsa üle aja juba praeguseks läinud. Kui kellelgi peaks olema mingid küsimusi, siis võib selle chati panna ja siis me võime üritada sellele vastata, aga teeks siis ühe kiire repliikide ringi, et kas järgmine aasta tuleb Eesti majandusele väga hea aasta või lihtsalt hea aasta? Ma ei tea, alustame näiteks Tõnu Palm sinust. Ma arvan, et ma olen selles suhtes optimist, et kõige parem asi on see, et me hakkame rohkem ikkagi fundamentaalselt Euroopa riigid tegelevad rohepöördega, et natuke nüüd tuleb tagasilöök kõrgematest energiahindadest, aga see on tegelikult fundamentaalselt kõige olulisem asi ja ma usun ka, et Eesti majandus on nagu paindlik, et kui me rääkisime palga poole pealt, siis tegelikult võtame see infotehnoloogia, et see on kasvanud 80% kiirem kui keskmine palk, edasi tuleb energiasektor. Nii et ikkagi need harud, kus on ka selline kiirem nagu sissetulekute kasv, need on suutnud ka maksta palka, et mis me võib-olla saame järgmine aasta teha on see, et kuna majandus kasvab kiiremini oma potentsiaalist, siis oluline on lahendada siis need tervishoiuriskid, sest meil on 9000 haigestunud rohkem kui aasta tagasi. Meil on 14 000, 100% võrra on kasvanud need kodanikud, kes 14 000, 30 000, need, kes on kodus, hooldavad oma pereliikmeid või lastega kodus. Nii et seda potentsiaali tuua aga inimesi tööturul tagasi on olemas. Et põhiline on see, et me ikkagi hoiaks kinni nendest, ma arvan, kliimaambitsioonidest. Krista, milline on Eesti majanduse prognoos? Ma mõtlen võib-olla sellise tavalise inimese peale mõelda, siis loodetavasti järgmisel aastal ikkagi juba ka taastub selline tavapärasem reisimine ja tavapärasem meelelahutusürituste
üritusi tehakse rohkem, kontserte, et ühiskond on veel rohkem vabam, et inimesed saavad nagu ka selles osas tagasi minna oma selliste seniste harjumuste või käitumiste juurde, et kas nüüd 100%, see on muidugi küsitav, aga saavad rohkem tagasi minna. Et mul sellesse usk on, et see niimoodi läheb ja selles mõttes ma usun küll, et tuleb väga hea aasta. Et kui me nüüd käesoleval aastal oleme juba näinud, et väga paljud tegevusarvud on suutnud oma tootlikkuse või oma siis tegevuse taastada või sellest kriisist nagu enam-vähem üle saada, et siis ma usun, et järgmisel aastal siis ka need turism ja sellised meelelahutussektor saavad nagu kõvasti leevendust, et tuleb ka nende jaoks hea aasta. Mertsena. Kuigi järgmise aasta majanduskasvu prognoos on oluliselt allpool selle aasta kasvu prognoosist, siis järgmine aasta tuleb selles mõttes kindlasti nagu parem, et me oleme üle saanud loodetavasti ikkagi sellisest ekstsessist, mis sellel aastal toimus, kus me tulime välja kriisist, kus tegelikult ikkagi veel osad või päris paljud tegevusalad ei ole kriisist taastunud, et see kriisist taastumine toimub järk-järgult ja järgmisel aastal peaks olema neid tegevusalasid rohkem, ehk siis majandus on ühtlasemalt kasvama hakanud. Euroopa Liidu rahasid hakkame rohkem tasapisi kasutusele võtma, et ma pigem näen järgmist aastat paremana kui seda aastat, et see aasta on see kasvuhoog kuidagi väga tugev, mis on isegi selliseid küsimusi ja riske tekitanud ja see ei ole nagu ma ütlesin, kõikide tegevusalade jaoks, et ja loodetavasti on pandeemia seis ka palju rohkem leevenenud võrreldes sellega, mis ta praegu on, et kuigi me ei saa ju välistada mis iganes ootamatust või mingit musta luike, mis võib kuskilt esile kerkida, mida me praegu oodata ei oska, aga jah, selline järgmise aasta prognoos on optimistlik. Nestor. Ja mulle meeldis see, mis Krista ütles, et selline tavalise inimese vaade või keskmise inimese vaade, et ma ütleks, et jah, tõesti, et keskmise inimese, võib-olla ka keskmise ettevõtte vaatevinklist see järgmine aasta saab olema tõesti, ma usun, et väga hea, et seda raha on majanduses täna palju ja see tegelikult kergitab nagu kõiki laevasid, et seda nii siis kodumaise nõudluse poole pealt kui ka neid ettevõtteid, keda siis mõjutab teiste riikide nõudlus, eksport. Aga analüütiku vaatevinklist, et alati leiame nagu põhjuseid virisemiseks, et need head ajad teatavasti ei ole kõige paremad selleks, et siis inimesed ja ettevõtted mõtleks, et kuidas veel paremini saab. Et kriisi ajal tehakse selliseid suuremaid muutuseid, et kui väga hästi läheb, pole põhjust ju muretseda, et kuidas homme või kuidas paremini. Nii, aga tõmbame siinkohal joone alla, aitäh kõigile vaatamast Pangaliidu korraldatud makroanalüütikute Teamsi kohtumist. Meiega olid Tõnu Mertsina Swedbankist, Kristo Aab LHV-st, Mihkel Nestor SEB-st ja Tõnu Palm Luminorist. Ja mina olin Huko Aaspõllu Rahvusringhäälingust. Aitäh kõigile vaatamast. Aitäh. Aitäh.